ma lubasin, et me alustame sellise teemaga nagu, mis asi on üldse prohvetlus, prohvetid, prohvetlik kõne ja kõik sellega seonduv, mis üldse sellega siis nii-öelda seondub sellise teemaga. Ja ma arvan, et see on üks 5 teenimise annist, mida Jeesus andis, on, ütleme, prohveti and kõige rohkem selline, mis vajaks võib-olla ütleme testimist, läbikatsumist ja ka õpetus selles valdkonnas, sellepärast et selle teenistuse kaudu tegelikult edastab Jumal sõnumeid. Ja et olla kindel, et see on Jumal, kes sõnumeid edastab või teada täpsemalt, kuidas seda läbi katsuda, siis selleks on vaja ka teada reegleid, mismoodi Jumala sõna mingi asja kohta ütleb. Et näiteks ma kõigepealt loeksin ette ühe kirjakoha, õigemini 2 kirjakohta Uuest Testamendist ja siis me läheme Vanasse Testamenti, kus on väga põnevaid lugusid ja tahaks hakata sealt kuskilt siis tulema. Nii et Efesuse 4:11 on siis selline klassikaline kirjakoht, mis ütleb, tema on see, Jeesus siis, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaks. Et karjane on siis võrdne pastori ametiga, mis tänapäeval öeldakse pastor, eks ole, või karjane, see on siis üks ja sama amet. See on siis, need on nii-öelda siis teenimisannid, mida siis Jeesus on konkreetselt andnud Kristuse ihu ülesehitamiseks. Ja nüüd üks nendest on siis see, millest me siis täna alustame, on siis prohvet, prohveti kutse, prohveti and. Ja nüüd ma loen ühe teise kirjakoha, kus me räägime siis prohvetlikust kõnelemisest, mis on hoopis teine asi, mida ei tohiks nagu segamini ajada, aga neid aetakse väga palju segamini ka tänapäeval. Arvatakse, et kui kellelgi on mingi tunnetus või tarkusi, et siis ta on kohe prohvet kindlasti ja õiged prohvetid ilmselt siis loobitakse kividega surnuks, sest nendest neid ei tunta ära. Ja küll selleks nüüd natuke karmiks, aga 1. Korintlastele 14 ja ütleme siis 3. ja 4., 5. Ma loen teile ette. Või tegelikult ma alustan 1. Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimu ande, eriti prohvetlikku kõnelemist. Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, et keegi ei mõista teda, sest keegi ei mõista teda. Ta räägib vaimu ajal ju saladusi. Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja aga ehitab kogudust. Nüüd siin on öeldud selline asi, et prohvetlikult kõneleja on ju tegelikult prohvetlik kõne on üks vaimuandidest, püha vaimuandidest. Ja me ei tohiks neid 2 asja nagu segamini ajada ja nüüd me vaatame nagu mõlemat, nii Vanas kui Uues Testamendis. Mis asi on siis nagu prohvetlik kõne, kuidas see tekib, kellele see osaks saab, mis sellega tuleks peale hakata ja samas ka prohveti andi, prohveti kutsumist, mis on siis ka Vanas ja Uues Testamendis natukene erineva suunitlusega, aga mitte täiesti. Nüüd lühidalt, see on nagu selline sissejuhatus. Et ma tean, et vanad olijad seda teavad, aga uued võib-olla ilmselt ei tea, et mis on siis vahe prohveti teenistuse ja prohvetliku kõnelemise nagu vahel. Et prohvetlik kõnelemine on siis see, kui Jumala püha vaim annab sulle nii-öelda kõneleda kas siis, nagu siin Piibel ütles just praegu, ülesehitamiseks, kinnitamiseks, lohutamiseks, julgustamiseks, ta annab sulle Jumala sõnumeid. Nii et ütleme, nii-öelda lihtsalt öeldes on see põhimõtteliselt kirjakandja ameta. Et keegi annab sulle midagi, sina annad edasi. Et number 1, see, kes kõneleb prohvetlikult või ka see käib ka prohveti teenistuse kohta, see inimene ei räägi mitte kunagi iseenesest midagi. Tema saab püha vaimu kaudu, püha vaimult inspireerituna sõnumi, mille ta annab adressaadile. Mõnikord on selleks üks inimene, mõnikord on selleks terve rahvas, mõnikord on mingi konkreetne inimeste grupp, aga tema ei tooda iseenesest
seda sõnumit või tema enda sees ei ole seda tarkust. See on nüüd see, mis on piibellik prohvetiamet või prohvetlikult kõnelemine. Mõlemal puhul see töötab niimoodi. Et kõige olulisem asi on siis see, et see ei ole kellegi üleloomulik võime, et ta on kuidagi ära valitud ja nüüd ta lihtsalt tunnetab üleloomulikult asju ja siis ta edastab neid asju. Ei, tema saab need Jumala käest, kui ta on Jumala prohvet. Me räägime ka valeprohvetitest pärast poole või järgmine kord vaatame, kuidas me jõuame ajas, et ma hoian pilku kella peal hoolsasti. Aga samas meil ei ole mitte kuskil nii kiire ka, et peaks nagu üle jala seda teemat rääkima, kuna see on nii põhjalik teema ja seal on nii palju nüansse tegelikult. Nii et aamen, eks ole. Nüüd ma kuulsin valesti, oli küll nii. Nii et number 1, me peame aru saama, et see on Jumala poolt inspireeritud kõne siis inimese kaudu ja tavaliselt on see alati siis mingisugusele sihtgrupile või üksik inimesele, mitte iseendale. See, kui sina kuuled iseenda kohta Jumala sõna või Jumala häält, siis see ei ole prohvetlik kõne. See on see, et sina kuuled Jumala häält, Jumala püha vaimu häält. See ei ole prohvetlik kõne. Prohvetlik kõne on kirjakandja amet. Sa saad sõnumi ja sa annad kellegi, mõnele inimesele selle edasi. Nii et me teame ka seda, et kirjakandja tegelikult ei tohiks ise kirju kirjutada adressaadil, eks ole. Et meie mõnikord inimestena kipume seda ise tegema võib-olla ja natuke kaasa aitama Jumalat ja tulevad halvad asjad sealt esile. Ja see on ka põhjus, miks sellest on vaja aeg-ajalt nagu üle rääkida ja õppida, sest nii palju segadust on ka tegelikult selle teemaga. Näiteks üks põhiline viga, mis tehakse, ongi see, et kui inimene ikkagi saab mõne prohveti või prohvetlikult kõnele käes sõnumi ja ta paneb oma usu ja lootuse selle peale või lausa astub siis samme või võtab otsuseid vastu ja pärast tuleb välja, et see ei olnud nii, siis tegelikult ei ole mitte ainult see, et inimene võib-olla kukub läbi või saab haiget või ta võib isegi Jumalas pettuda selles asjas või kibestuda. Selliseid asju on väga palju juhtunud. Et sellepärast on hästi oluline teada nii-öelda aastpeest peale, kuidas siis see and nagu konkreetselt toimib. Nüüd prohvetlikult kõnelemise and loomulikult eeldab seda, et sa oled Jumala laps ja sa oled püha vaimuga ristitud. Ehk siis püha vaim on sinu sees. Sest kui keegi räägib Jumala nimel asju, aga ta tegelikult ei ole Jumala laps, siis see on väga-väga tõsiselt küsitav, kust allikast need sõnumid tulevad. Sellepärast, et me teame Vanas Testamendis, et Jumal võib ka eesli läbi rääkida, mis on olnud alati mulle julgustav, aga see oli erand. Et me tavaliselt ei näe eeslit või lambaid rääkimas, eks ole. See oli nagu üks kord juhtus selline erakordne asi ja sellest me ei saa nüüd teha õpetust, et ta võib ükskõik kelle läbi rääkida, eks ole. Et püha vaimu and ikkagi eeldab seda siis, et sa oled püha vaimu täis ja tema kasutab sind ja nüüd prohvetlikult kõneleda võivad absoluutselt kõik Jumala lapsed. Isegi sina. Ma ei räägi isikutest, ma lihtsalt ütlen. Ükskõik kes. Kui sina palvetad kellegi pärast või ma tahan öelda seda, et see prohvetliku kõnelemise and ei tule välja ainult palves või sa võid jutlustada prohvetlikult, sul tuleb üks prohvetlik teadmine, tunnetus, sa räägid prohvetlikult mingi asja kohta, sa võid ülistada prohvetlikult ja ülistades tuua esile Jumala sõnumid, eks ole. Sa võid palvetades seda teha, sa võid lihtsalt minna kellegi juurde ja tunned, et see sõnum vist ei ole minu oma. Saate aru, et sa nagu palvetad või räägid ja järsku sa tunned, et see polnud nüüd mina, kes selle mõtte välja rääkis praegu. Et see oli nagu vist keegi teine, eks ole, ehk siis Jumal. Et selle järgi on nagu päris lihtne hakata nii-öelda, aga see on praegu selles mõttes sissejuhatav teema, et ma tahaks sellest hiljem nagu põhjalikumalt rääkida, aga nagu üldises mõttes, et aru saada, kes veel ei tea, mis vahe on siis prohveti teenistusele ja prohvetlikult kõnelemisele. Et prohvetlikult kõneleda me võime kõik ja Jumal ütleb lausa oma sõnas, et taotlege seda rohkem ja rohkem. Et tema tegelikult lausa julgustab meid seda taotlema, et see ei ole häbiasi, kui sa kõneled või palvetad prohvetlikult, sellepärast, et see kuulub Kristuse ihule ja see ei ole mitte sinu mingisuguseks nii-öelda sinu teenistuse ülesehitamiseks, vaid Piibel ütleb, et see on Kristuse ihu ülesehitamiseks. Seega see on hästi oluline, et selline prohvetlik kõne.
Ja samuti töötab see tihti siis nii-öelda tarkuse ja tunnetuse sõnaga koos. Nii et nii mineviku või oleviku või tuleviku kohta alguses võib-olla alustatakse midagi minevikust või olevikust ja siis öeldakse tuleviku kohta midagi, eks. Aga see ei ole, mis kõige olulisem, see ei ole juhtimiseks, see on kinnitamiseks, see tähendab seda, et ta peaks kinnitama midagi, mis on juba sinu sees või mille sa enda sisse saad. Et ma olen kuulnud õpetajad, kes ütlevad, et see peab olema juba sinu sees. Aga vaata, kui sa oled noor kristlane, siis sinu sees polegi eriti palju. Siis Jumal ei olegi eriti saanud rääkida sulle palju. Ja samas keegi, kes on võib-olla kogenum, kellel on prohvetlik nägemine või arusaamine asjadest, ta näeb sinus midagi, mida sina veel ei näe. Ja mina näiteks toon nüüd oma elust ühe näite, kus minul konkreetselt selline asi minu suhtes nagu töötas. Ma olin paar aastat olnud kristlane või veel vähem, ma ei mäleta isegi võib-olla aasta. Ja minul ei olnud sellel ajal Jumal andnud südamesse absoluutselt mitte mingisuguseid piiblikoole läbi käia või piiblikoolidesse minna või see ei olnud minu südames, see tundus nagu, ma ei tea isegi, see ei olnud see, mida mina soovisin. Ja siis me olime ühes väikses koguduses, kus sel korral kõik, kes seal olid, siis koosoleku lõpul võtsid kätest kinni niimoodi ringis ja palvetasid, nagu mida kellelegi südamesse tuli. Ja järsku kaks meest, üks oli pastor ja teine oli pastori abi, nägid samal ajal ühe sama nägemuse minu kohta. Ja nad ütlesid, et ma ei kujuta ette, et mingi selline asi, mida nemad ei osanud üldse tõlgendada. Nemad nägid ühte linnapilti konkreetselt. Nad kirjeldasid mulle seda, ütlesid, et seal on väiksed valged majad, seal on meri, väiksed kaljud. Eestis ei ole sellised kaljusid, eks, see Eesti kindlasti ei ole, aga väiksed kaljud ja tea, et kui sa sellist pilti näed päriselt enda ümber, kui sa oled sellises kohas, siis tea, et sa oled Jumala täis tahtes. Et sellise sõnumi said nagu mõlemad mulle üheaegselt. Ja mina ütlesin, et ma isegi ei tea, kus selline koht võib asuda ja nüüd jällegi see ei ole juhtimiseks. Kas mina hakkasin nüüd vaatama ruttu kaardi pealt, kus võiks selline koht olla ja ruttu asju pakkima ja sinna kolima? Kindlasti mitte. Ma lihtsalt panin selle riiulile, kuigi ma isegi tean, et tuleb riiulile panna, see on väga imelik ja kentsakas asi. Ja läks mööda rohkem kui aasta, kui Jumal, tõesti ma tean, et Jumal juhtis mind õppima Angosse ja Soome ja ma vihkasin seda, et ma pean seda minema. Kohutavalt ma vihkasin, et ma pean seda minema, sest see tähendas mulle, et ma pean aasta otsa olema eemal kõikidest oma sõpradest, oma kogudusest, kõik, mis oli minu jaoks siin oluline ja olema kuskil umbkeelsete seas, eks ole, lihtsalt õppima seal midagi või olema. Ma tundsin, et ma lihtsalt, ma ei tea, suren ära seal, et ma kindlasti langen tagasi või midagi juhtub, sest see pole kogudustega midagi. Siis ma kogu aeg palvusin, et Jumal, et päästa mind sellest, et ütle, saada ingel Gabriel kas või ütleb, ükskõik kes taevast, et sa oled vales kohas, mine koju tagasi ja unusta see kool ära ja ütle, et sa eksisid ja nii edasi. Ja niimoodi ma palusin mitu päeva ja siis ma lõpuks mõtlesin, et ma ei jaksa enam siin olla, et ma lähen, ostan pileti koju. Kool polnud alandki veel, tähendab, ma olin lihtsalt seal, ma sain aru, et ma olen vales kohas, sest see oli Soome, mulle öeldi, et see on soomekeelne kool. Tuli veel, et see on rootsikeelne kool, ma ei saanud ühtegi sõna rootsi keelt. Ja ma pidin minema ajakirjandust õppima rootsi keeles, millest ma ühtegi sõna aru ei saanud, see on väga raske tegelikult. Ja väga uskumatu, et see võiks üldse Jumal niimoodi teha asju. Ometi ta teeb ja siis ma läksin jalutama, et värsket õhku hingata ja jõudsin täpselt sellisesse kohta, nagu mul oli siis nende kahe mehe poolt kirjeldatud selline ilus väiksed kaljud. Igaüks võib veenduda ise selles, kus Angos käib, valged madalad majad, meri ja ma ei tea, kas ma olen kunagi elus nii suurt pettumust nagu kogenud, kui sellel hetkel, kui ma seda pilti nägin, sest sõnum oli ju see, et sa oled nüüd Jumala täis tahtes, eks ole. Ja sul ei ole mitte kuhugi siit absoluutselt pääsu ja siia sa jääd ja siin sa oled, eks ole. Nii et selline prohvetlik kõne ei olnud sellel hetkel juhtimiseks, ta polnud isegi mitte kinnituseks, sest minu sees seda veel ei olnud, aga see oli kinnituseks sellel hetkel, kui ma sinna kohta jõudsin. Ja ausalt öeldes ma olin väga masendatud ausalt öeldes sellest, et Jumal nii detailselt oskab kinnitada, aga samas ma enam piletite peale ei mõelnud. Ja muidugi selle näite lõpetuseks ütlen, et kui lõpuks see kool läbi sai, siis ma palusin, kas ma võiks veel paariks aastaks jääda, sest Jumal oli nii tugevalt mind seal kätte saanud, et ma ei tahtnud üldse tagasi tulla enam,
Õnneks või kahjuks mulle siis ei antud sellist luba. Nii et prohvetlikult kõnelemine on siis inimestel nende ehitamiseks, julgustamiseks ja lohutamiseks, et me ei näe kuskil, et ta oleks juhtimiseks või et sina saaksid teha mingeid otsuseid siis selle põhjal, mida siis keegi sulle prohvetlikult kõneleb, eks ju. Ja samas ei tohiks ka võib-olla kohe riidlema hakata, kui keegi siis ka midagi näiteks ütleb, et ma näen, et sa lähed piiblikooli näiteks, sest see võib sellel hetkel, kui sinu südamesse see tuleb, saada kinnitavaks sulle. Et see ei ole võib-olla veel, see on eriti noorte kristlaste puhul, et see ei ole võib-olla veel sinu sees. Ja samuti prohvetlik kõnelemine ei pruugi olla ka alati ainult, nagu ma ütlesin, kõne, eks ole, et see võib olla ka nägemuste kaudu või ükskõik, kui sa näed mõnda pilti ja sul tuleb nagu prohvetlik sõnum, eks ole, või prohvetlik kõne. Et see ei ole nagu selline, see peab olema just ainult kõne. Et see on nagu selge, eks ole. Aga nüüd prohveti and, see, millest ma lugesin Efesose 4, et mis on siis prohveti and, mis on tema vahe siis nii-öelda prohvetliku kõnega ja mis on tema vahe, siis on mul salvetikud palun. Siin on üks. Ja mis on tema vahe siis nii-öelda vana ja uue testamendi prohet. See on ka nagu väga suur vahe selles mõttes. Ja prohveti and on siis, või prohveti kutsumine on siis nii-öelda selline asi, mida absoluutselt igaüks ei tee, vaid see ei ole nii-öelda juhuslik, et nüüd ma täna olen prohvet, homme ma ei ole prohvet, vaid see on konkreetselt Jumala isiklik kutse inimese peal ja see ei ole, mida inimene ise saaks võtta, inimene ise saaks valida, vaid Jumal on nii vanas kui uues testamendis kutsunud isiklikult nii-öelda enamusi lausa nimepidi prohveti teenistusse ja sageli inimene teadis juba varem, et tal see on, kui ta sellesse astus, aga see ei ole nüüd üldsegi ütleme seotud sellega, et me kõik võime prohveteerida, et see kõik võime prohveteerida piiblis tähendab ikkagi prohvetliku kõnelemise nii-öelda püha või mandi, kus siis kõik võivad prohvetlikult kõneleda. Et prohveti teenistus on hoopis midagi muud ja vaatame ka kohe, mis on siis vana ja uue testamendi vahe ja siis ma loen mõned väga põnevad kirjakohad vanast testamendist ette, mis näitab, et see elu ei ole nii mustvalge. Kõigepealt ma toon nüüd selle erinevuse välja, mis on siis vana ja uue testamendi prohvetuse vahe. Et vanas testamendis 1. Saamuli raamat 9. peatükk 9. salm räägib sellest, et vanasti Moisse ütles igaüks, läheme nägija juurde, kui ta läks küsitlema Jumalat. Ehk siis prohveti juurde või nägija juurde, eks ole, kuidas seda on nimetatud. Et vanatestamendi prohvet oli siis keegi, kelle kaudu Jumal rääkis ja Jumal ei rääkinud otse inimestega enamjaolt, eks ole. Ta rääkiski preestritega, ta rääkis prohvetitega ja rääkis kuningatega. Nii et vanatestamendi ajal ei olnud ju püha vaim välja valatud, Kristus ei olnud veel maksnud hinda, ta ei olnud üles tõusnud ja selle tõttu olid nemad nagu vahemehed. Ta oli keegi, kelle juurde mindi küsima Jumalat, mida Jumal ütleb, mida Jumal otsustab. Ka kuningad läksid prohvetite juurde sellepärast, et olid sõjakäigud, olid mingid vallutused ja oli vaja teada, mida siis Jumal nagu arvab sellest asjast, kas Jumal lubab selle lahingul, kas ta lubab võitu sulle selles lahingus, kas ta lubab kaotust, kas ta ütleb ära mine, et Jumal tegelikult rääkis läbi prohvetite. Ja prohvetid ei olnud ainult nii-öelda jutuvestjad, vaid ka nemad tihtipeale, me näeme, et nad tervendasid haigeid, nendel läbi sündisid imed, nendel oli üleloomulik nägemine nii-öelda vaimumaailmaga ja see oli nagu tegelikult väga oluline ja tähtis roll vana testamendi ajal. Ja kui me nüüd küsime, et Jumal kutsus isiklikult prohvetid nii-öelda ametisse, et kas oli ka mingi ühine tunnusjoon nendel inimestel, keda ta siis kutsus, et me näeme, et näiteks prohvet Jeremiia kohta Jumal ütles juba, et juba ema ihus ma tegelikult olin sind nii-öelda kutsunud, eks ole, et see kutse oli tema peal juba ema ihus saadik, eks ole. Ta polnud isegi sündinud veel see laps, kui tal oli juba prohveti kutsumine. Et kas ei ole huvitav?
et Jumal teeb oma suveräänse valiku tegelikult siis, kui sa ei ole veel isegi füüsiliselt maailma sündinud. Ja selles mõttes, kui me nüüd võib-olla tahaksime mõelda või öelda, et küllap need olid üliõiged ja pühad inimesed, kes mitte kunagi ei eksinud, täitsid hoolsasti Jumala seadusi ja korraldusi ja käske ja olid Jumalale igas mõttes meelepärased, siis noh, ma ei taha nüüd kellegi arusaamasi võib-olla halvas mõttes kõigutada, aga kui me räägime sellest, et Abraham, kelle kohta ka Jumal ütles, et ta on prohvet, kõigepealt ta valetas, noored ei tea, ma räägin nüüd sulle ka eriti, sest sind huvitavad need tegelased. Abraham kõigepealt valetas oma naise kohta, ütles, et see on ta õde, sest naine oli liiga ilus ja ta arvas, et ta lüüakse maha ja naine võetakse ära. Ja siis ta ütles, et pigem ma ütlen, et see on minu õde ja ääre pealt ta oleks lasknud abielu rikkuda, eks ole, oma naisel kellegi teisega, kelle kätte ta ise andis, enne kui Jumal jaole sai. Rääkimata sellist Haagari ja Ismaili nii-öelda loost, kus Abraham kuulis Jumalat, ta oli juba ammu Jumalaga lepingus, ta oli ammu kuulnud Jumala käest asju ja ometi ta tegi nagu sellise ämbri, et ta tegelikult ütleme väga räigelt eksis nii-öelda oma Jumala poolt antud sõna vastu. Ja samamoodi Mooses, üks suurimaid prohveteid tegelikult, kelle kohta Vanas testamendis on öeldud, et pärast Mooses ei tulnudki enam sellist prohvetit Jumalale, kes oleks näinud Jumalat palgest palgesse. Et tema oli nagu nii võimas mees, kes nägi Jumalat palgest palgesse ja ometi ta alustas oma ministrit sellega, et lõi ühe mehe maha kõigepealt, eks. Et noh, väga selles mõttes nagu vaimulik juhtimine ja samamoodi me võime rääkida Taavetist, eks ole. Taavet ei olnud ju algaja, kui ta Batsebat hakkas nii-öelda ihaldama võõrast abielunaist ja ta teadis, et ta seda abielunaist endale muidu ei saa, kui laseb ka mehe nii-öelda maha lüüa, et siis oleks asi kinnustatud ja sai ka siis selle naise endale. Nii et sellised on Vana Testamendi prohvetid, ma muidugi nüüd ei üldista, osad olid väga korralikud ja me ei tea, et nendel oleks olnud mingeid ämbreid, kas või seesama prohvet Samuel näiteks, keda Jumal kutsus nimepidi 3 korda Samuel, eks ole. Ja et me ei saa nagu selles mõttes nagu öelda, et nüüd kõik käisid ämbritest läbi, aga mis on nagu põhitõde või põhiasi on see, et nii nagu ta ütles Jeremiale, et juba ema ihus ma tegelikult sind nii-öelda olin kutsunud, siis Jumal teadis ka ette seda, et Mooses lööb egiptlase maha, et Taavet teeb sellist pattu, et Abraham kukub korduvalt läbi oma nii-öelda ususammudes, et Jumal ju teadis seda ette sellel hetkel, kui ta kutsus neid. Saate aru? Ma tahan öelda seda, et isegi kui inimene teeb mingisuguseid asju, mis meie jaoks on kohutavad, siis tegelikult on nii, et Jumal on seda ka ette teadnud sel hetkel, kui ta kutsus seda inimest. Nii et meie ei ole nagu selles mõttes need näpuga näitajad, kuigi õudselt tahaks ju tegelikult olla, eks ole. Nii et te peate aru saama, et kindlasti ei olnud ülipüha ja väga elu see, mille põhjal Jumal otsustas valida, sest Jumal valis juba ennem, kui inimene jõudis üldse midagi tegema hakata, eks ole, tõenäoliselt. Aga mis võiks olla nende ühine nimetaja, seda me näeme näiteks sellest, mida öeldi Abrahami kohta, et ta uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks. Et Abraham uskus Jumalat, hoolimata sellest, et uskudes Jumalat, ta tegi ka igasuguseid inimlikke vigu ja apsakaid, aga ta uskus Jumalat, mis tähendab seda, et kui Jumal talle midagi ütles, siis ta uskus seda. Ta uskus, et Jumal on, ta uskus, et Jumal on oma sõna taga ja ta ei kahelnud oma südames, kuigi hiljem me näeme Isaki loos siiski, et seal võib-olla mingisugused sellised kahtlused olid, kui ta oma naist kuulas. Aga noh, naisi on ennemgi kuulatud ja Edeni aiast välja löödud, nii et ta polnud esimene mees, kes naist kuulas, eks ole, sellisel teel on ju. Et selles suhtes, noh, ma tahangi nagu öelda, et ei ole kindlasti Jumala valik olnud see, et inimene on nagu täiuslik,
vaid pigem on Jumala valik olnud see, milline on inimese südame hoiak. Ja inimese südame hoiak, kas ta tegelikult võtab Jumalat tema sõnas, kas ta tegelikult on talle truu, kas ta on talle ustav, kas ta on talle lojaalne ja kõik sellised asjad on pigem olnud. Mis ei tähenda nüüd seda, et nendele apsakatel oleks mingi õigustus, kindlasti mitte, aga me lihtsalt näeme, et nad olid samasugused inimesed. Et nad ei olnud mingid üleloomulikud olendid kuskilt Enoki raamatust, kes olid siia maa peal tulnud, vaid need olid täiesti tavalised inimesed, kellel olid omad kahtlused, omad kaksipidi mõtlemised ja Vana-testamendi prohvetid nii-öelda olid siis väga kõrges staatuses, kuna nende kaudu kõneles Jumal. Nüüd tänapäeval, kui meie sees on püha vaim, siis see kõige suurem erinevus Vana ja Uue Testamendi prohveti vahel on see, et meie ei lähe enam prohveti juurde küsima, mida Jumal räägib. Sellepärast, et Jumala püha vaim on meie sees ja meie peaksime ise õppima kuulma Jumala häält, mitte olema sõltuvusest kellegist teisest kogu aeg, kelle kaudu meile siis Jumal räägib. Nüüd erandiks on kindlasti see, et kui on tegu väga noorte kristlastega, kui on tegu võib-olla ka vastavate õpetustega, ütleme, kui inimene ei ole nagu üldse õppinudki kuulma Jumala häält, ei teagi, et Jumal räägib, siis see ei anna veel põhjust minna nüüd küsitlema prohvetit, aga ütleme niimoodi, et Jumal võib saata prohveti selle inimese juurde, et teda siis nii-öelda natukene õhutada või kinnitada või nii-öelda suunata, aga see on nii-öelda nüüd Uue Testamendi ajal täiesti lubamatu, et meie kinnitame oma usu prohvetitesse ja ootame, et selle kaudu räägib meile Jumal. Ja ma veel kord toonitan, mis ei tähenda, et Jumal ei või kasutada, eks ole, absoluutselt on ju. Et ma olen teile, ma ei tea, kas ma kõigil olen rääkinud, aga ma räägin veel, sest mulle meeldib see lugu väga, kuidas mina ise libastusin täpselt sellesse samasse ämbrisse, sest ausalt öeldes see on nii põnev, kui keegi räägib seal midagi, on ju. Olgem ausad ja juba lihtne ka, on ju. See ei pea nagu kogu aeg paastuma, palvetama, otsima Jumal palet, sa lähed küsid, kui räägib, siis Jumal räägib, on ju. Ja ta ütlebki sulle, noh. See on nagu selline kiirtoit, eks ole. Ja mina ka nagu libastusin sellega ja mul oli ka mingisugune risttee elus ja palju tahad, absoluutselt aru ei saa, mis sa tegema pead. Ühel poole, teisel poole mõtlen, ma ei saa aru, kuidagi, kohe nii tahaks väga teada. Ja siis oligi üks suur koosolek, kus siis kõneles üks nii-öelda, ma arvan, prohveti kutsumusega inimene ja ta üldse minu suureks pettumuseks ei kutsunud eespalvele inimesi pärast. Ma lootsin, et ta kutsub eespalvele, et siis ma saan ka mingi sõnumi tema käest. Aga tema üldsegi hakkas kutsuma niimoodi inimesi üles. Teate seda meetodit, ütleb, et tõuse sina püsti, sul on see sõnum, tõuse sina püsti, sul on see sõnum. Ja mina kogu aeg, et millal minu järjekord tuleb, siis on ju, et mina ju nii väga vajan praegu Jumala julgustust. Ei, mitte mingisugust sõnumit ja minu nime ei öeldud mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et püüaks ise vaikselt hiilida jalg ukse vahele, et kui ma lähen ütlen, et lihtsalt palu, ega siis see Jumala mees ei ütle mulle ära, et ma ei palu su pärast. Äkki ikka palub. Ja siis ma saan äkki samal teen selle prohveti sõnumi ka juba lipsab kuidagi nagu mulle nii-öelda taskusse, et saaks selle ka kätte kuidagi. Ja niimoodi ma tegingi. Mõtlesin, et ma lähen siis küsin tema käest ja ma ütlesin palveta lihtsalt, et mul on praegu keeruline aeg palveta. Ja kujutage ette, mis ta mulle vastas. Ta vaatas mulle otsa, üks meesterahvas, ütles, ma ei palveta su pärast. Sellepärast, et sina ei taha palvet. Sina tahad, et ma sulle prohveteerin. Aga Jumal ütleb sulle, et sa mine küsi ise tema käest. Et sa kuuled väga hästi tema häält. Et ma ei ütle mitte midagi. Et Jumal ei luba öelda. Ja võt siis oli küll see, et ma panin ukse paugus kinni. Mõtlesin, see oli tõesti prohvet. Et ta sai nagu täpselt aru, mis motiiviga ma läksin tegelikult sinna. Ma tegelikult ju ei tahtnudki palvet, ma tahtsingi, et ta mulle prohveteeriks. Aga ma lootsin, et tema ei saa, et ta pole nii väge prohvet, et ta sest aru saab. Kohe sai aru. Ja pärast suhtlesime veel mingil määral mitu aastat, ma isegi käisin tal kodus kunagi, kodukogudusest veel ja Floridas, et siuke hästi tore mees oli muidu, aga see nõuab tegelikult julgust, saate aru. See ei olegi niisama, kui ütleme, sinule antakse sõna või õigemini keegi tuleb ja ootab su käest. Ja siis sa ütled, et ei, sinu eest ma ei palveta, seepärast, et su motiiv on vale, eks ju. Ja see ei olegi tegelikult nii lihtne öelda. Aga nii, et ütleme, see Uue ja Vana Testamendi prohvetite vahe
on siis põhiliselt see, et Uue Testamendi ajal on ka prohveti kutsumine, on ka prohveti amet, mis on konkreetne amet ja juurde lisaks veel, et kõik prohvetid kõnelevad prohvetlikult ka, eks ole, aga kõik, kes prohvetlikult kõnelevad, ei ole prohvetid. Et seda võiks siis ka nagu toonitada. Ja nüüd Uue Testamendi aegne prohvet, ma arvan, et ta väga palju muudes asjades ei erine Vanatestamendist. Jumal on ikka sama. Jumal ei ole ju muutunud, eks ole. Ta on ikka täpselt sama, tema suhtumine on sama, aga pigem ma ütleksin, et nad võib-olla rohkem ka hoiatavad või räägivad nii-öelda Jumala tahet rohkem globaalselt, mitte üksikisikult enam kristlastele, sellepärast, et meie siis on püha vaim, kes peaks meile rääkima, aga samas, kui nad kuulutavad rahvastele, kuulutavad mingitele olukordadele, siis praegusel ajal mul ongi nagu tekkinud see küsimus, et ka meie riigis on väga suur vajadus tegelikult just nimelt prohveti teenistuse järgi, kes läheks ja koputaks kuskile uksele ja ütleks hoiatava sõnumi, nii nagu Vanatestamendi prohvetid tegid kuningate ees, et kui sa teed need ja need otsused, siis sa tead, et Jumal võtab oma armuaja näiteks ära selle rahva pealt ja tuleb mingisugune kohtumõistmine, eks ole. Vanas testamendis oli see tavaline asi, et nii öeldi. Ja mõned kuulasid, parandasid meelt, teised hakkasid vastu ja viskasid võib-olla prohvetid üldse kuskile vangi, eks ole. Nii et ei ole praegu väga palju kuulda, kindlasti neid on, aga mina isiklikult ei ole kuulnud, et mõned sellised inimesed Jumala juhtimisel oleks läinud meie valitsuse või meie juhtide juurde ütlema nagu konkreetselt Jumala otsuseid või Jumala sõnumeid, hoiatades seda rahvast, eks ole. Nii et see on ka nüüd üks, ütleme, selline väljund, mismoodi prohvet üsna nii-öelda globaalselt siis tegutseb. Aga nüüd ma tahaks lugeda kaks lugu kõigepealt Vanast Testamendist, mis on natuke sellised, need on päris pikad lood, aga kui te süvenete, siis te saate aru, et tegelikult ei ole Jumala asjad kunagi nii mustvalged, kui seda võib-olla meile niimoodi lühidalt õpetuslikult on serveeritud. Näiteks üks tõde, mis on tegelikult tõde, mida enamus vanemad kristlased teavad, on see, et Vanas Testamendis prohvet visati kivitega surnuks, kui ta prohveteering ei läinud täide. Kui see oli, ütleme siis mingi vale prohveteering või ta ütles midagi valet. Et selle järgi nagu siis sai hinnata, et kas prohveteering täitus, siis oli õige prohvet nii-öelda, ja kui see prohveteering ei täitunud, siis ta oli nagu vale prohvet. Et selle kohta on kirjas mõningad asju. Aga nüüd me näeme, mismoodi ka võib juhtuda. Ja ega see ausalt öeldes väga siukene, see on tõsine lugu. Et see on esimese kuninga raamatust 22. peatükist. Ja see on ikka päris selline, et oleks huvitav teada, mis teie selle kirjakoha kohta arvate. Mismoodi teile tundub, miks see niimoodi on kirjas. Siin on nüüd natukene võib-olla pikem eellugu, aga ma arvan, ma ütlen 7. salmist, et kuningas Joosafat ja Iisraeli kuningas siis tahtsid minna tegelikult lahingusse ja Joosafat nüüd küsis, et kas ei ole siin veel mõnda issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida. Et oli siis sõjakäik ees ja Joosafat, kes oli siis ka kuningas, tahtis teada, kas on mõtet minna lahingusse või ei ole. Siis Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid ligi 400 meest ja küsis neilt, kas ma võin minna sõdima Gileadi Raamoti vastu või pean loobuma? Ja nad kõik vastasid, mine ja issand annab selle kuninga kätte. Ehk siis mine ja täielik võit on sul tulemas. 400 prohvetit, nii. Aga Joosafat küsis, kas ei ole, ta oli juuda kuningaseks, kas ei ole siin veel mõnda issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida? Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile, on küll veel üks mees, kellelt saaks küsida issanda nõu, aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba, see on Miika, Imla poeg. Aga Joosafat ütles, kuningas ärgu rääkigu nõnda. Siis Iisrael
Iisraeli kuningas kutsus ühe hoovkondlase ja ütles, kähku see Miika, Imle poeg. Ja nüüd läheb väga lõbusaks. Tema siis, ma loen nüüd 12. salmis, ma ütlen vahepeal vahele, et tuleb liiga vigaks. Ja kõik prohvetid kuulutasid seda sama ja ütlesid, mine Gileadi raamotisse ja see õnnestub sul, sest issand annab selle kuninga kätte, need teised prohvetid siis. Ja käskjalg, kes oli läinud Miikat kutsuma, rääkis temaga ning ütles, vaata ometi, prohvetite sõnad on nagu ühes suus kuningale head. Olgu siis sinugi sõnad nagu ühel nende hulgast ja räägi head. Kes ei tahaks head kuulda, on ju. Aga Miika vastas, nii tõesti, kui issand elab, mina räägin, mis issand mulle ütleb. No, see oli nagu selline esimene moment, kus me näeme, et teda ei saanud nagu väga ära osta ega väga mõjutada, vaid temal oli üks jumala kartus rääkida nüüd seda konkreetselt, mida siis issand talle ütleb. Ja kui ta tuli kuninga juurde, siis ütles kuningas temale, Miika, kas me võime minna sõdima Gileadi vastu või peame loobuda? Ja ta vastas temale, mine ja see õnnestub sul, sest issand annab selle kuninga kätte. Valetas tähendab. Aga kuningas ütles temale, mitu korda ma pean sind varnutama, et sa ei räägiks mulle muud kui ainult tõtt issanda nimel. Siis ta ütles, ma nägin kogu Iisraeli hajali olevat mägedel nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja issand ütles, neil pole isandaid. Igaüks pöördugu rahuga koju. Siis ütles Iisraeli kuningas Joosafatile, eks ma öelnud sulle, et ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. Ja nüüd tuleb see point selle asja juures. Vanemad olijad kindlasti teevad peas seda kirja kohta, aga ma loen igaks juhuks ette. Aga Miika ütles, seepärast kuule issanda sõna. Ma nägin issanda istuvat oma aujärjel ja kogu taeva sõjaväe seisvat ta juures tema paremal ja vasakul pool. Ja issand ütles, kes tahaks ahvatleda Ahabit, see oli siis Iisraeli kuningas, et ta läheks ja langeks Gileadi raamotis. Siis rääkis üks nii ja teine naa. Aga üks vaim tuli ja seisis issand ees ja ütles, mina ahvatlen teda. Ja issand küsis, kuidas? Ja ta vastas, ma lähen ja olen vale vaim kõikide prohvetite suus. Lahe on ju. Siis ütles issand, sina oled ahvatleja ja küllap sa suudad, mine ja tee nõnda. Ja nüüd vaata, issand on pannud vale vaimu kõigi nende sinu prohvetite suhu ja issand on kuulutanud sulle halba. Nüüd, mida me sellest siis nüüd järeldame? Miika pandi muidugi vangi selle sõnumi pärast, nagu ikka juhtub nendega, kes tõtt räägivad. Mida me võime järeldada? Kas tõepoolest issand lasi prohvetitel meelega valetada ja vale sõnumid edastada selleks, et häving tuleks ühe maa peale? See tundub meile justkui nagu raske mõista, aga piiblis täpselt niimoodi kirjas on tegelikult. Et Jumala, ütleme, teotus ja pilkamine ja kõik need asjad olid ju nii suureks läinud tegelikult, et Jumal oli oma armu ära võtnud ja ta lasigi nii-öelda rahusõnumeid edastada ja juhtis neid valele teele oma prohvetite läbi. Sellepärast, et Jumala püha vaimu ei olnud inimese sees ja ta sõltus teistest inimestest. Nii et see tundub väga selline mõtlema panev kirjakoht tegelikult, et kas tõesti Jumal võib teinekord anda meelega selles mõttes selliseid sõnumeid, aga Miikale nüüd ilmutati kogu tõde. Miika lõpuks ikkagi siis nüüd ütles, et nad on vale vaimu saanud endale ja räägivad valet ja Miika oli ainuke, kes siis tõtt ütles tegelikult. Mis tõttu siis hoopis häving tuli nii-öelda tema kallale. Et kui kellelgi on pärast selle kohta nagu midagi arvamust või küsimus, siis öelge, eks ole. See on väga huvitav koht. Ma just tahan nagu toonitada seda, et samamoodi Uues Testamendis me ka ju näeme seda, kus Paulus kirjutab, et kui nad ei võta õiget õpetust vastu, siis ma annan neile eksituse. Siis ma toon esile neile eksituseks. Ma annan need eksituse sisse, kui nad õiget õpetust vastu ei võta, eks ju. Ja me näeme piiblis ka veel palju selliseid lugusi, et kui Jumala sõna ei ole vastu võetud mingi aeg, eks ole, seal on mingi aeg, see ei ole niimoodi, et nüüd üks kord öeldakse. Jumal on saatnud oma prohvetid, Jumal on andnud sõnumeid, kas siis meeleparanduseks või mingid muud tõsid asjad. Ja kui inimesed pilkavad ja naeravad ja seda vastu ei võta, siis
on Jumal lasknudki tegelikult minna valedel jälgedel, eks ole. Et see on nagu väga selline tõsine asi, mis nagu paneb mõtlema, et alati ei ole nagu kõik asjad mustvalged, vaid Jumala käes on ikkagi lõplik otsus, Jumala käes on lõplik sõna ja meie ei saa nii-öelda raamidesse teda panna. Ja loomulikult siin on veel üks selline teine huvitav kirjakoht, mis on siis ka selline, kus ma ei tea, natuke veel on aega, ma loen selle ka ette, sest vaevalt, et te seda ise alati viitsite lugeda, aga see on väga selline mõtlema panev kirjakoht sellest, et kui Jumal sulle midagi ütleb, siis sa ei tohi mitte kunagi lasta mitte ühelgi inimesel ega ükskõik kellel ennast mõjutada. Et see on väga tõsine ja Jumala kartusele kutsuv kirjakoht, 1. Kuningate raamat ja 13. peatükk. Et ma räägiksin natukene, ma ei hakkaks päris algusest peale, aga siin on nüüd ka selline asi, et üks Jumala mees tuli ja hakkas siis hakkas siin ütlema, mis sündima hakkab kuningale ja ma võib-olla loen 4. salmist. Kui kuningas kuulis, siin ei ole muide selle Jumala mehe nime öeldud, et ma ei oska öelda, kes see siis on täpselt, võib-olla kuskil mujal see tuleb välja, ma ei tea. Kui kuningas kuulis Jumala mehe sõnu, mis too hüüdis Peeteri altari poole, siis sirutas Jerobeam altari juures oma käe välja ja hüüdis, võtke ta kinni. Sellepärast, et ta oli andnud tegelikult tunnustähe, öeldes, et see altar lõhkeb ja tuhkleb laiali, kui asjad on nii, nagu ma ütlen. Ja muidugi altar lõhkes ning tuhk pillutati altarilt, nagu oli tunnustäht, mille Jumala mees oli andnud issanda käsul. Nii et seda ma toonitan, see oli Jumala mees, kes käis issanda käsul, et see ei olnud mingisugune isehakand või vale prohvet, vaid see oli Jumala mees. Siis kuningas hakkas kõnelema ja ütles Jumala mehele, leevenda ometi issand oma Jumala palet ja palveta minu eest, et ma saaksin käe tagasi. Ja Jumala mees leevendas issanda palge ja kuningas sai oma käe tagasi ja see oli nagu enne. Ja kuningas ütles Jumala mehele, tule koos minuga koju ja võta keha kinnitus, siis ma annan sulle ühe kingituse. Aga Jumala mees vastas kuningale, kui sa annaksid mulle ka poole oma kojast, ei tuleks ma sinuga kaasa, siin paigas ei söö ma leiba ega joo vett, sest nõnda on kästud mind issanda sõnaga, kes ütleb, ära söö leiba, ära joo vett ja ära mine tagasi seda sama teed, mida sa tulid. Issand oli talle öelnud selle retke jaoks, et sa ei tohi süüa, juua ega sama teed tagasi minna. See oli konkreetselt mingil põhjusel, oli issand niimoodi selle Jumala mehele öelnud. Aga Peetelis elas keegi vana prohvet, ka Jumala mees, eks ole. Tema pojad tulid ja jutustasid temale kõigist tegudest, mis Jumala mees sel päeval oli Peetrist teinud ja sõnadest, mis ta kuningale oli öelnud. Kui nad olid jutustanud oma isale, siis küsis isa neilt, missugust teed ta läks. Ja ta pojad olid näinud teed, mida mööda läks Jumala mees, kes oli tulnud Juuda maalt. Siis ütles ta oma poegadele, saduldage mulle eesel. Nad saduldasid temale eesli ja ta istus selle selga. Läks Jumala mehele järgi ning leidis tolle istumas tamme all, ta küsis temalt, kas sina oled see Jumala mees, kes tuli Juudamaalt? Ja ta vastas, olen. Siis ta ütles temale, tule koos minuga koju ja võta leiba. Jälle kiusatus, eks ole. Et nagu muidu küsid leiba, keegi ei anna, eks ole. Aga vaata, kui ei taha, siis vägisi topivad, eks. Aga ta vastas, ma ei või sinuga tagasi minna ega sinuga kaasa tulla, samuti ei söö ma leiba ega joo vett siin paigas koos sinuga. Sest mulle on öeldud issanda sõna läbi. Sa ei tohi seal leiba süüa ega vett juua. Sa ei tohi tulla tagasi seda sama teed, mida sa läksid. Nii. Aga ta ütles temale, ka mina olen prohvet nagu sinagi. Nii öelda see teine siis. Ja ingel kõneles mulle issanda sõna läbi öeldes, viida enesega oma koju, et ta saaks leiba süüa ja vett juua. Aga seda ta valetas temale. Siis läks Jumala mees koos temaga tagasi ning sõida kojas leiba ja jõi vett. Aga kui nad lauas istusid, tuli issanda sõna prohvetile, kes oli ta tagasi toonud ja ta hüüdis Jumala mehele, kes oli tulnud Juudast öeldes. Nõnda ütleb issand,
sellepärast, et sa oled vastu pannud issanda suule, ega ole pidanud käsku, mis issand su jumal sulle andis, vaid oled tagasi tulnud ja söönud leiba ja joonud vett paigas, mille kohta ma sulle ütlesin, ära söö leiba ja ära joo vett, muidu ei saa su laip su vanemate hauda. Pärast seda, kui ta oli söönud leiba ja kui ta oli joonud, saduldati temale eesel, prohveti oma, kes oli ta tagasi toonud. Ja kui ta läks, juhtus temale tee peal vastu lõvi, see surmas tema ja ta laip oli paisatud teele ja eesel seisis selle kõrval. Nii et lõpuks see sama prohvet, kes teda siis valega lõksu võttis, kommenteerib seda asja siis 20. salmis. Kui prohvet, kes oli ta teelt tagasi toonud, kuulis seda, siis ta ütles, see on see Jumala mees, kes pani vastu issanda sõnale, sellepärast andis issand tema lõvi küüsi ja see on tema maha murdnud ning surmanud, nagu oli issanda sõna, mis oli temale öeldud. Et kas ei ole tegelikult väga kohutav ja väga karm kirja kohta, et me näeme, et mõlemad olid Jumala mehed, et ei olnud üks nendest valeprohveta, et üks läks ja püüdis kogu hinna eest tegelikult olla sõnakuulelik, kuni sinnamaani isegi kuningas ei saanud teda ahvatleda. Aga kui tuli teine prohvet ja ütles, mulle Jumala ingel ütles, et hoopis nüüd on nii, siis ta langes sinna lõksu. Vaadake, kui oluline on selle teema käsitlemine, et tegelikult, kui Jumal on sulle väga selgelt öelnud ja see mees teadis, et Jumal on öelnud, ta ei kahelnud, ta ei mõelnud, et ei tea, kes seda ilmutus mulle andis. Ta teadis täpselt, et Jumal oli teda keelanud, ehk siis ta pidi paastuma. Põhimõtteliselt ta pidi paastuma selle retke aja, et see teekond tal korda läheks ja Jumal ka testis teda, eks ole. Ja ta kukkus sellest testist läbi teise prohveti kaudu, kes tegelikult, ma usun, Jumal testis teda tegelikult selle inimese kaudu, et ma ei usu, et see teine Jumala mees nii-öelda pahatahtlik oli või õel või tahtis kuidagi teda nüüd meelega lõksu väänata, sellepärast, et seal on ju ka öeldud, et see oli ka Jumala prohvet, eks ju. Et viimane kirjakoht, siis võime seda arutada. Et ma loen ühe kirjakoha veel, siis jätkan teine kord, kui Jumal lubab. Et see käib nüüd samamoodi selle prohvetlikult kõnelemise. Ja sa võid mulle anda ühe lonksu, aitäh. Anna mulle üks väike lonks, palun. Siin on nii palav lihtsalt. Et prohvetitel veiklaasi vaata võib anda, siis saab selle palga ka anda. Prohveti palga saad, jah. Et 4. Moosese raamat on ka väga selline huvitav kirjakoht, mis räägib, kuidas Vanas Testamendis prohvetlik kõne välja nägi. Et nagu me teame, siis ei olnud püha vaimu annid töötamas inimese läbi. Ma loen selle väikse kirjakoha ette, aga ma loen seda tegelikult natuke teise eesmärgiga, kui ainult siin on 2 pointi selles kirjakohas. Et see on siis 4. Moosese 11 ja 25 alates. Siis issand astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis tema peal oleva vaimu. Küsimus on Mooseses praegu, kelle peal oli Jumala vaim. Ja Jumal tuli pilve seest alla, võttis tema peal oleva vaimu ja pani nende 70 mehe peale, kes olid vanemad. Sest jutt oli selles, et Mooses ei saa üksinda hakkama, eks. Tal oli vaja abilisi ja tema pani nimekirja 70 vanemat ja nende peale siis nii-öelda langes Jumala vaim. Ja kui vaim oli nende peal, siis nad rääkisid prohveti viisil, aga pärast seda mitte enam. Jällegi väga suur kinnitus, et inimesest endast ei tulnud nagu mitte midagi. Nii kaua, kui see vaim oli nende 70 vanema peal, nad prohveteerisid. Nii kui see vaim ära võeti, siis nende tunnetus oli nagu otsas. Nad ei teadnud nagu mitte midagi, mida öelda, eks ole. Ja nüüd sellise esimene point. Et see näitab väga selgelt, et ka Vana Testamendi ajal tegelikult töötasid püha vaimu annid, aga need olid teisel kujul. Lihtsalt, et see oli see, et Jumala valikuliselt nii-öelda ta andis mingisuguseks ajaks, mingisugustele inimestele, samamoodi me näeme ka
Sauli loos, eks ole, kuidas seal prohveti jüngrid tulid ja tagusid trumme ja kõik, kes sinna, kelle lähedale nad läksid, need hakkasid ka prohveteerima, et see vaim nagu kandus üle tegelikult, eks. Aga me näeme, et see ei olnud nagu inimesest endas, või see ei olnud tema mingi and või üleloomulik võime, vaid Jumala vaim tuli, oli tema peal ja siis ta hakkas nagu üleloomulikult prohveteerima, eks ole. Aga tegelikult see point on ka mujal selles kirjakohas ja ma loen 26. salmist edasi. 2 meest aga olid jäänud leeri, ühe nimi oli Eldad ja teise nimi oli Meedad. Nendegi peal oli vaim, suure algustähega, sest nad olid üles kirjutatud hulgas, kuid nad ei olnud läinud telgi juurde, vaid nad rääkisid leeris prohveti viisil. Ehk siis nad olid teistest eemal. Nad olid küll ära märgitud, aga nad olid eemal, nad ei olnud selles ülejäänud kambas. Siis jooksis üks poiss ja kuulutas Moosesele, ning ütles, ikka huvitav, see kaebamine on moes inimestel ikka alguses peale, mis ajast maailm loodi. Eldad ja Meedad räägivad leeris prohveti viisil, kohe läks ära kituma. Siis võttis sõna Joosua, Nuuni poeg, Moosese teener oma noorusest alates ja ütles, Mooses, mu isand, keela neid. Aga Mooses vastas temale, kas sa ägestud minu eest? Kes küll annaks, et kogu issanda rahvas saaks prohveteiks ja issand paneks oma vaimu nende peale. Ja Mooses läks tagasi leeri, tema ja ta Iisraeli vanemad. Ehk siis inimesed ikkagi alati on tahtnud natuke kontrollida ka, eks ole, Jumalat. Et neid ärritas see täpselt samamoodi nagu Uues Testamendis, kui ajasid välja ka teised, kes ei olnud Jeesuse jüngrid, Jeesuse nimel kurja vaime ja jälle mindi kituma, et näed, need pole meiega, aga ajavad jälle kurja vaime sinu nimel, eks ole. Ja Jeesus vastas, et kes ei ole meie vastus ja meie poolt. Tema ei mõistnud hukka seda, kui keegi ka kuskil väljaspool samamoodi tegutses ja täpselt samamoodi ütles Mooses, et mul oleks hea meel, kui kõik umbes prohveteeriksid, et me ei pea nagu kartma või muretsema sellepärast, et nad ei ole täpselt meiega, et kui issand on nad ära märkinud ja issand on oma vaimu nende peale pannud, siis rääkige, kus nad tahavad, eks ole. Et see ei ole nagu kellegi inimese kontrollida või inimese nii-öelda juhtida, vaid see on ikkagi alati, see tuleb Jumalast. Ja ma seekord, ma arvan, et ma olen nüüd liiga pikalt juba rääkinud, et me jätkame järgmine kord või siis, kui issand lubab. Ja sest see teema on nagu piisavalt pikk, et seda veel mitu korda rääkida, et ma tahaks rääkida nagu selle eesmärgiga ka, et ma usun, et ka meie, kes me siin oleme, on inimesi palju, keda Jumal tahaks kasutada prohvetliku kõnelemisel, et kuidas sa nagu enda sees selle ära tunned, kuidas sa õpid ise ennast kõigepealt läbi katsuma, millist sõnumit üldse välja öelda, millist sõnumit mitte välja öelda ja samamoodi, kuidas sa õpid vastu võtma seda teise inimese käest, kuidas sa õpid seda läbi katsuma, eks ole. Sest me peame kõik läbi katsuma tegelikult, me ei saa nii-öelda kõike võtta vastu, mida öeldakse ja me ei tohi ise ka kõike välja öelda, mis meil südamesse tuleb, vaid me peame õppima läbi katsuma ja see on ka üks asi, mida tihti peale ei osata teha, sellepärast, et nagu ma ennem ütlesin, nii põnev on ju. Nii põnev on ju, keegi prohveteerib ja ütleb sulle. Ma arvan, et tänapäeva sensitiivid ja igasugused esoteerika valdkonna esindajad on ka, ütleme siis vaenlane, neid niimoodi kasutanudki nagu Vana-testamendi prohveteid. Et kui sa tahad üleloomulikult midagi teada, siis nüüd minnakse sensitiivi juurde küsima, eks ole. On ju tegelikult niimoodi, et minnakse, sest see on selline kiirlahendus. Lihtsalt seal ei tule Jumala käest see sõnum, eks ole. Seal tuleb kuradi käest see sõnum, on ju, mis on nagu veel hullem, on ju. Aga see mudel, et saada üleloomulikult mingi sõna, sa lähed kellegi teise juurde. Mitte sa ei otsi seda, et sa saaksid ise selle oma sisse, eks ole. See on see asja põhimõte, on ju. Miks nii populaarsed on sensitiivid? Sa ei pea ise otsima, keegi ütleb. Mis siis, et valesti peas, et ütleb, eks ole. Ehk see pärast selgub. Et noh, tegelikult ma ütlen, inimese elud on hävitatud, on juhtunud kohutavaid asju tänu sellele, et ei osata läbi otsida. Näiteks ka väga palju selliseid asju on mehele minekuga näiteks. Keegi sulle prohveteerib, ütleb, näed, see on sinu mees, on ju, kui sa oled, ma mõtlen, vallaline ja otsid endale abikaasat või sinu naine ja siis pärast ta kihlub kellegi teisega, eks ole, avalikult seal koguduse ees, et noh, ma olen mitmel puhul läinud selliseid asju, kus mõni kena kuulus noor
pastori hakatis võib-olla kihlub kellegiga ja siis 50 murtud südant koguduses variseb maha, eks ole, sest kõik on nii õnnetud, kuna nad ise arvasid ka, et see mees kuulub neile, eks ole. Et meil ei ole haaremid enam võimalikud kahjuks või õnneks ja me peame ikkagi olema siis ühe mehe naised ja nii. Et selles mõttes, et saate aru, see ei ole lihtsalt lapse mäng. See võib inimese viia täiesti kibestumisele jumalas, pettumusteni, mis iganes, kui sa oled nagu lootnud mingisuguse sõna peale, mis tegelikult ei ole jumala sõna ja ühel päeval sa avastad, et see õhuloss on sul, see unistuste loss on sul kokku kukkunud ja keda sa siis süüdistad, eks ole. Süüdistatakse, näe, tema ütles valesti või tema ütles valesti, aga tegelikult rahvas hukkub õpetuse puudusel, eks ole. Ja õpetus on selles mõttes hästi oluline, et me ei saaks haiget, et kogudus saaks üles ehitatud, et Kristuse ihu oleks tervendatud ja sellepärast ma usun, et see teema on vajalik ja ma olen kunagi ennem ka õpetanud nendel teemadel väga palju, aga õnneks ma kaotasin ära kõik oma konspektid, nii et mul on nagu täiesti uus värske toit, et mul ei ole kuskilt vaadata enam midagi, mis ma eile õpetasin, nii et jumal on nagu hea humorimeel, aga et kui on pärast küsimusi, siis me võime ka natukene küsida, aga me kindlasti jätkame selle teemaga just, et kuidas läbi katsuda ja veel vaadelda neid erinevaid tahkusi. Et ma usun, et need kaks näidet, mis ma tõin Vanast Testamendist, ei olnud väga hullud, kuigi need on ekstreemsed tegelikult, on ju, et kui keegi ütleb, et ma olen vale vaim prohvetite suus, eks ole. Aga tegelikult me peame vaatama seda konteksti. Et seal oli tegelikult ikkagi jumalast taganemine, taheti kuulata ikkagi seda, mis on hea, mitte see, mis on tõde, eks ole. Et need 400 prohvetit ju tegelikult prohveteeris seda, mille vastu kõrvad sügelesid. Kõrvad tahtsid kuulda seda head, eks ole, kõik on hästi, et me valeprohvetiteni täna jõudnud, aga valeprohvetite eesmärk ei ole ju lihtsalt niisama huvitavaks ennast teha, vaid nende eesmärk ongi ju tegelikult inimesed valele teele juhtida, inimesed hoida eemal meeleparandusest, hoida eemal ärkamisest, hoida eemal sellest, et inimesed ei tuleks tõetunnetusele ja ei käiks koos Jumalaga, eks ole. Nende eesmärk ongi lahutada, viia inimesed eemale tegelikult, et see ei ole niisama, see on konkreetne eesmärk, lõhkuda, hävitada, patt kinni katta, et ei oleks mingit meeleparandust, et me salliksime kõike, armastaksime kõike. Tegelikult on ju näha tänapäeval, mismoodi igal pool see liberaalsus ja kõik nagu sallib justkui kõike ja me peame justkui kõike armastama, eks ju. Aga minu piiblis Jumal ei ole selline, et ta iga asja suhtes silma kinni pigistab, et ta on ikkagi väga konkreetne ja tal on omad seadused ja reeglid ja kuigi me oleme Kristuses ja Kristus on maksnud hinna meie eest, see ei tähenda, et me seda armu võime jalge alla tallata, eks ole. Me peame arvestama sellega ikkagi, et me jääksime püsima Kristusesse.